Tere, nauding energiast kanalile. Suur aitäh, et oled tulnud vaatama. Mina olen Maris Pähn. Ja eelmises videos rääkisin oma arenguteekonnast, oma loost, kuidas olen jõudnud Reikini läbi human designi ja igasuguste muude enesearengu meetodite ja heaolu tehnikate. Aga siis ma jäin mõtlema selle üle ja see on ainult poolik lugu. Et tuleb ikka rääkida sellest ka, et ma olen ka kunagi normaalne olnud. Et see lugu on lihtsalt see, kuidas siis vaimne otsing, eks ju, jõuab mingisse punkti. Aga tegelikult on ju minu elus olnud täitsa tavalisi asju ka. Et töösuhtes ja õpingud ja kõik see, mis mul nagu alguses nagu veel nooremana oli. Et sellest ma arvasin, et on ka võib-olla põnev rääkida, et muidu jääbki mulje, et ma olen mingi sündinud guru. Mitte, et ma üldse oleks guru. Nii. Aga siis seos sellele, mis ma hakkan rääkima, mis mul elus juhtunud on ja mis ma õppinud olen ja kus ma tööd olen teinud ja kus ma elanud olen, siis nagu maisemas võtmes, eks ju. Seos sellega on ka human designis. Tahtsin kokku viia siit teemat human designi profiilidega. Kui sa oled sellest kuulnud, siis sa võib-olla tead, human design on eneseavastussüsteem, mis aitab kirjeldada sinu ainulaadset ülesehitust, seda, kuidas sa sünnipäraselt, loomupäraselt toimid, sel viisil, et elus asju lihtsalt juhtuma panna. Ja profiil on siis selle human designi kaardi üks osakene, et see kaart on hästi suur ja siin on nii palju infot, see on see minu enda oma. Ja seda saab igalt poolt erinevatest allikatest internetis kalkuleerida sünniandmete all. Aga näiteks siis siin profiil, vaata siin on inglise keeles 6-2. Et see on igas kalkulaatoris erinev kujunduse poolest, aga see sõna profiil, profile on ikka sama. Ja profiil siis kirjeldab inimese rolli siin elus, tema loomust ja piltlikult võiks siis öelda seda, et kui elu on nagu justkui suur näitemäng ja me oleme siin laval mingis lavastuses, et siis mis on see kostüüm, mis rolli sina selles näitemängus etendad. Et see on see profiili võti. Aga profiilist ma siis räägin pärast seda, kui ma natukene oma elust teile pajatan. Et nüüd tagasi vaadates on olnud palju väga erinevaid kogemusi. Et võib-olla mõni inimene, eks ju, läheb kooli, õpib mingi ameti, mingi eriala ja siis teebki terve elu seda asja. Et minul kindlasti sellist asja pole olnud ja tervet CV-d ma teile siin ette lugema ei hakka. Aga siis kõige olulisem võib-olla on see, et mina sain kõrghariduse Tallinna tervishoiukõrgkoolis optomeetria erialal. Seega olen töötanud täitsa tavaliselt prillipoes optometristina, alguses müüjana. Et see prilli teema on minule väga kodune, kuigi pärast lõpetamist ma väga pikalt sellel alal ei töötanud. Ja ma lasin teha ka endale selle silmalaseroperatsiooni, et tegelikult ma kandsin ka prille ja kontaktläätsi, aga nüüd juba, ma arvan, et see oli 2017 äkki, või 18, kui ma selle operatsiooni tegin ja väga rahul olen. Nii et tervitan siit veel oma KSA kolleege. Suur aitäh. Vot. Et selline täitsa tavaline tore amet. Aga minu täitsa esimene töökoht oli Olde Hansas mandlimüüjana.
et kes on Tallinnas näinud kesklinnas, vanalinnas on see mandlivanker, kus lapsed, noored müüvad neid magusaid mandleid, et mina tegin seal seda paja sees, tegin suhkruga neid mandleid. Ja kui sa nüüd mõtled, et miks mu esimene töökoht, see oli juba keskkooli ajal, et miks mu esimene töökoht Tallinnas on, kuigi ma olen pärit Võrumaalt, siis nagu ma ütlesin, on olnud sellist palju reisimist, erinevates kohtades elamist, et juba pärast põhikooli ma kolisin sealt Võrumaalt ära, oli võimalus Tallinnasse minna kooli ja siis samas ka endale suveks töö seal leida. See Oldehansa elu, see oli ka selline väga põnev kogemus, et seal ma alustasingi mandlimüüjana, siis ma olin seal poes, seal on keskaegne pood, ettekandjana restoranis. Et võt see oli omaette näitemäng, et seal ju see on nii keskajas sees, et sa lähed sinna rolli sisse, et sul on see kostüüm ja tanu ja siis see keelepruuk, mis meil seal pidi olema, et see oli kõik koolitatud ja sisse treenitud. Et selline väga hea kogemus igale noorele ja sealt siis ma nägingi ju, et kui suur ja lai on maailm, et mõtle, seal ju käib üle maailma turiste koos ja kruiisilaevad sõidavad sisse ja erinevaid keeli peab oskama. Ja eks ma seal seda soome keelt siis harjutasingi, et lõpuks läksin selle optomeetriõpingute ajal läksin Soome vahetusõpilaseks. Et seal kahjuks ei olnudki väga palju variante, et võib-olla kui on mingi selline laiem eriala kuskil teises ülikoolis, siis on rohkem neid partnerülikoole. Aga optomeetrias oligi ainult kas Soome või Tšehhi ja õpingud olid siis kohalikus keeles, tšehhi keelt ma ei oska, soome keelt ma mõtlesin, et tulen toime ja nii saigi see aastakene veedetud ka Soomes, Oulus. Hästi külm oli, aga väga ilus loodus. Ja seal kohtusin ka oma elukaaslasega, et me oleme koos olnud juba päris pikka aega. Elukaaslasega, kes on itaallane ja sellepärast ma ka Itaalias elan. Vot. Et veel olen ma elanud paar kuud, pool aastat Hispaanias. Seal ma tegin vabatahtlikku tööd sellises vaegnägijate organisatsioonis, kus siis sain kaaslaseks saatjaks olla inimestele, kes ei näinud väga hästi, et siis igapäevaseid toimetusi teha, käisime koos toidupoes või kes olid mõned vanemad inimesed, lihtsalt tahtsid õues jalutamas käia. Et ka selline kogemus. Ja siis tööalaselt, kui ma oma elukaaslasega, me olime alguses distantssuhtes, eks ju, et mina ju tulin sealt Soomest tagasi ja olin Eestis, tegin ülikooli lõpuni ja tema läks ka Itaaliasse ülikooli tagasi. Siis kui tema ära lõpetas Itaalias ülikooli, siis ta leidis oma esimese töökoha Ungaris. Ja siis ta ütles, et Maris, et ma kolin Ungarisse, mis asja, et tahad ka tulla, et no okei, ma tulen, aga ma ei tea Ungarist mitte midagi, et mis keelt nad räägivad, mis nad teevad seal. Et kui on jäänud kõrvu, et ma olen siin ka Ungarist nagu maininud, et olen elanud Ungaris, siis see on see põhjus. Ja seal hakkas juhtuma igasuguseid põnevaid asju, et see oli siis 2012, eks ju. Ja läksin siis oma optomeetria diplomiga Ungarisse silmi kontrollima nagu ameti mõttes. Aga kui klient räägib mingit mõistmatut keelt, siis ma ei saa ju sellega väga hästi tegeleda. Et alguses ma isegi proovisin, ma isegi sain sinna ühte prillipoodi nagu praktikale ja oleks isegi tööle võetud. Ma isegi imestasin nagu, et mis valemiga. Et ma küll seal õppisin seda keelt, aga esimesed 3 kuud, no palju sa saad seda keelt selgeks. Et võib-olla mind taheti rohkem nagu inglise keele pärast sinna ühte Budapesti kaubanduskeskusesse, et turistidega tööd teha. Aga nii kaua, kui ma seal prillipoes siis olin, nagu kui ma alles saabusin sinna Ungarisse, mul oli kuskil CV üleval
tuli kuskilt tööbüroost pakkumine, et te oskate soome keelt, et kas te tahate tulla IBM-i tööle soome keelega klienditeenindajaks, et tol hetkel ma ei olnud isegi mõelnud, et ma võiksin kuskil kontoris töötada või et see oli selline väga ootamatu võimalus, mis elu tõi mulle, ilma et ma üldse oleks seda nagu kuidagi ette kujutada osanud või et lihtsalt võõrkeele oskusega sul on võimalik amet seal kohapeal selgeks saada. Ja vot pärast seda siis 2012 ma olengi põhimõtteliselt töö mõttes olnud kontoris alati kas erinevate võõrkeeltega või siis raamatupidamise alal, finantsalal. Siin Itaalias üks värvikamaid kogemusi, mis mul meeles on, oli Milano kesklinnas töötada advokaadibüroos sekretärina. Et seal muidugi oli itaalia keeles kõik see töö, aga väga värvikad figuurid, et see oli selline väiksem büroo, kus oli 4 asutajaliiget, siis advokaati ja seal nägi siis nagu sellist ühiskonna kihti, ühiskonna lõiget, milles mul polnud nagu kokkupuudet olnud, et neil on seal igasugused võimalused ja et pidi et see ei olnud enam nagu korporatsioonitöö, eks, et kui ma olin seal IBM-is nagu korporatsioonis, et seal on mingi hierarhia ja suured ettekirjutused, nagu kõik on hästi struktureeritud, isegi liiga palju Ameerika värk. Et siis seal Itaalias oli selline käsitöö, et kõik on nagu hästi personaalne ja pidid teadma enam-vähem, et millisele advokaadile millist mahla tellida ja mida lõunaks tahavad ja et ei olnud ainult selline nagu paberimajandus. Ja seal ma saingi aru, et ma vist ei taha nagu neid mahlasid sinna terveks eluks tellima jääda ja läksin õppima itaalia keele õpetajaks. Et sel ajal ma nagu ise tegelesin oma keeleoskusega ja isegi tegin C2 sertifikaadi eksami. Ja seda ma näen ka, et keeltes on tasemed, eks ju, nagu süsteemi järgi. Ja C2 on siis kõige kõrgem tase, mida võrreldakse nagu emakeelt oskava inimese keeleoskusega. Et põhimõtteliselt eksamil sa ei pea enam ainult sõnu aru saama, vaid sa pead oskama ridade vahelt lugeda, et see eksam oli ka päris keeruline. Ja selle ma tegin ka vist 2014 millalgi, 15, ma ei mäleta nii, sinna kanti. Aga see antakse sulle kogu eluks, et see on ka huvitav, et vaata siin maises maailmas on ju hästi tähtis kõik need dokumendid, diplomid, sertifikaadid, et pitsat oleks peal, et sa ikka oskad neid asju teha. Et ma ei tea, et tuleb mälukaotus ja mul on ikka Itaalia C2 keeleoskus. Et ma oli naljaks. Ja siis pärast seda ma sain Milano ülikoolis, õppisin itaalia keele õpetajaks. Nii et kui soovid itaalia keelt õppida, siis siin on üks õpetaja. Kokkuvõtteks siis kõigele sellele kirevale, ilma et ma kõiki neid ameteid ette ei loeks, nagu nägite, see oli siis umbes kuni 30. eluaastani. Ja minu profiil, ma räägin nüüd human designi profiilist, nagu ma siin alguses lubasin. Minu profiil on 6-2. Et mis see number tähendab? Kokku on human designis profiili numbreid ongi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja neid kombineeritakse erinevalt ja kokku tuleb siis 12 kombinatsiooni. Ma loetlen lühidalt, mis need numbrid tähendavad. Et vaata, kui sa oma selle kaardi alla laed kehakaardi, mis numbrid sinul seal on. Ja see esimene number, siis 6 minu puhul, on teadlik loomus, ehk siis sinu sisemine mina, see, kuidas sina ise ka ennast tajud ja ära tunned. Aga pärast kaldkriipsuse
number 2, teine number, sul võib see miski muu olla. See on alateadlik. See on disaini poolt tuleb see number. Ja see on pigem see, kuidas teised inimesed sind näevad. Ja siis number 1 profiil, see iseloomustab siis inimest, kes loob vundamenti. Et miks neid 6 on, tulebki sellest, et Human Designis baseerub palju Hiina muutuste raamatu I Ching heksagrammidel. Ja heksagramm on siis 6 joonega selline sümbol, et 6 joont on üksteise peal ja iga joon siis sümboliseerib mingit yin, yangi energiat. Ja et see 1 on seal siis see kõige alumine joon ja see siis sümboliseerib sellist vundamenti. Ja number 1 profiiliga inimesel on väga tähtis, et tal oleks kindel jalgealune ja selleks, et ta seda saavutab, ta tahab palju uurida, ta tahab palju avastada, õppida, lugeda, et nagu infot koguda. Ja see ongi tema loomus, et võib-olla üks asi, mis Human Designis on ilus, et sa mõistad, et see ongi minu puhul normaalne, et sa ei peagi nagu kuidagi halvasti tundma ennast, et ma tahan nagu nii palju uurida ja võib-olla teised ütlevad, et kuule, hakka juba tegutsema ja mida sa siin veel mõtled ja see on seda tüüpi inimene, kes ma ei tea, tahab osta pesumasinat ja siis teeb mingid 10 Google otsingut, et milline mudel on kõige parem ja siis võrdleb neid mudeleid ja siis saab nagu hästi palju infot, et tal on kindel tunne, et nüüd ma nagu olen valmis, aga tegelikult pärast ei ostagi seda pesumasinat. Et lihtsalt see info teadmine, see annab talle selle vundamendi ja ka laiemas pildis tervele ühiskonnale, sest et sinu selle teadmiste põhjal siis sa saad nagu kõigile seda vundamenti pakkuda. Eks. Ja number 1 profiil siis selles mõttes võib olla ka õpetaja arhetüüp, sest kuna ta nagu avastab ja uurib seda infot, siis tegelikult ta on ka võimeline seda õpetama ja edasi andma. Number 2. Profiil number 2. Ra Uru-Hu, kes on Human Designi süsteemi inimkonnani tooja. Tema originaaltekstides on number 2 profiili nimi Erak. Ja see võib olla natuke eksitav, intrigeeriv, aga sellel on põhjus, et siis justkui nagu number 2 tahaks üksi olla. Ja sellel on põhjus, et number 2 profiiliga inimene on tulnud siia maailma mingite oskustega, mingite annetega, mida ta lihtsalt oskab. Et sa ei saa seletada, et miks sa midagi oskad teha, see on justkui nagu kaasa sündinud. Ja kui keegi pärib sinult, et näita, õpeta mulle, kuidas sa seda teed või et ma tahan ka näita, siis on nagu, ma ei tea, ma ei oska seda seletada. Et siinkohal tuleb jälle see sertifikaatide ja tunnistuste jutt sisse, et selliste inimeste puhul nagu sul ei ole sertifikaati vaja, sa lihtsalt oskad seda, kes usub, kes tahab niimoodi mõelda, et võib-olla juba kuskilt eelmisest elust sul on see anne kaasa tulnud. Ja siis see number 2 profiiliga inimene vajab sellist omaette nokitsemise ja olemise aega, et selle tegevusega tegeleda. Ja ta ei soovi olla häiritud. Ja selleks, et siis sealt oma nii-öelda eraku režiimist välja tulla, siis keegi peaks seda kutsuma sealt välja. Et minul ise on ka ju see number 2 profiilis 6-2, et see on siis nagu alateadlik, et pigem võib-olla teised näevad mind sellisena. Ja minul endal suur õppetund on selles osas, et kui ma olengi nagu selles mingis oma keskendumisrežiimis, eks ju, et ma tahan mingit oma asja teha, mida ma ei oska teistele seletada ja ma ei tahagi ja ma lihtsalt tahan sellega tegeleda ja üksi olla. Et siis
nagu teistele lihtsalt kas juba enne teada anda või siis selle tegevuse käigus lihtsalt, et ma tahan üksi olla või et ma praegu tegelen oma asjaga. Et võib-olla see, et esimene reaktsioon sellel profiil 2 inimesel on see, et mingi ära sega mind või umbes, et ma ei tea, mine minema või jäta mind rahule. Ja siis teine on nagu segaduses, et miks ta minuga nii käitub või miks ta mind minema ajab. See oli siis number 2 ja nüüd, kui ma vaatan just seda salvestust, oligi 2022 see ajajoon. 222. Järgmine profiil on profiil number 3. Profiil number 3 on katsetaja, katse-eksitusmeetodil õppija. Ja see on see inimene, kellele ei piisa sellest, kui öeldakse, et ära kätt tulle pane, sest et põletab. Ta tahab ise proovida ja siis ta paneb käe tulle ja ütleb, et ja tõesti, nii on. Et nende inimeste puhul ka võib-olla on see, et ilma teadmata oma human designi või oma sellist loomulikku ülesehitust võib inimene olla enesekriitiline, et miks mul asjad ei õnnestu ja kogu aeg on ebaõnnestumised ja mingist ämbrisse astumised. Ei, see ei ole ebaõnnestumine, see on sinu profiil number 3 loomulik õppimise viis. Sina õpid katse-eksitusmeetodil, eks? Ja seda selleks, et siis nagu märtrina teistele teada anda, mis toimib ja mis ei toimi. Et see on sinu panus ühiskonda. Profiil number 4. Number 4 on inimeste inimene. Profiiliga number 4 inimestel on väga tähtsad suhted ja teised inimesed. Sest et kõik võimalused, kõik elus tuleb temani läbi teiste inimeste. Selles traditsionaalses human designi keeles on profiil number 4 nimi oportunist. Aga siin näiteks selles Jinazou raamatus kirjeldab ta profiil number 4 on orienteeritud inimestele. See tähendab, et sul tuleb suurepäraselt välja teistega sideme loomine ning sa tead vaistlikult, kes ja mis on sinu jaoks õige ja vale. Selle hääle kuulamine on sinu elu ülesande täitmisel otsustava tähtsusega. Et nagu ma ütlesin, kõik tuleb sinuni läbi inimeste ja usalda seda, kellega lävimine on sinu jaoks kasulik ja positiivne ja siis kellega mitte suhteid tugevdada, kellega mitte siis koostööd teha. See oli profiil number 4. Profiil number 5. 5 on päästja. Ehk siis see, mida kõik teised näevad number 5 profiili inimeses, on see, et ta suudab kõik olukorrad lahendada. Selles on liidri positsiooni hõngu, et siis teised pöörduvad tema poole, et tule aita meid välja. Ja siis sellele profiil 5-ga inimesele siis see väljakutse on see, et aru saada, kuna tal tõesti tulebki väga hästi välja olukordade lahendamine, ta näeb vastuseid, siis see väljakutse on see, et aru saada, millised olukorrad on päriselt sinu jaoks. Et kus siis minna päästma ja kus mitte minna. Et lõpuks muidu oledki lihtsalt, aitad kõiki uppujaid. See on selline profiil, kus teised siis näevad sind nagu rüütlit valgel hobusel või päevapäästja. Aga samas ka väga sõbralik ja selline, teised näevad sind selles mõttes, et ei jää märkamatuks. Et nad näevad sind kas või selleks, et siis aidata teisi. Ja viimaseks number 6 profiil, millest ma siis nüüd pikalt siin rääkisin oma profiilist, 6-2.
ja seos selle minu väga erineva töökogemusega ja sellise erinevates kohtades elamisega on see, et number 6 profiil on tegelikult nagu elueas või nagu terve elu kestel jaotunud 3 faasiks. Et kui teistel profiilidel sellist omadust ei ole, siis number 6 profiilil on esimene elufaas, ütleme sünnist siis kuni umbes 30. eluaastani, ongi selline katse-eksitusmeetodil elamine, kogemuste saamine, hästi palju nagu nägemine, erinevate võimaluste nägemine, et saaks mingi selline väga tugev baas, pagas, mille kallal siis järgneva ülejäänud elu jooksul mille kallal tööd hakata tegema. Et mingil määral siis see 6. profiili esimene elufaas sarnaneb profiil 3-ga. Katse-eksitusmeetodil õppimine. Järgmiseks umbes 30-50 eluaastani toimub siis selle kõige õpitu ja läbielatu integreerimine endasse ja selline pigem nagu taandumine, et ei ole enam nii aktiivne osavõtt siis, ma ei tea, ühiskonnast üldiselt või nagu seltsielu või ei ole enam nagu uusi kogemusi, et pigem nagu tehakse tööd selle kallal, mis on juba läbi elatud. Ja human designis on selline, tuuakse paralleeli siis majaga, et kuigi kõik need profiilid oleks mingid korrused majal, et ma ütlesin, et number 1 on vundament, siis profiil number 6 on siis see katus nagu seal üleval. Ja selles teises elufaasis see profiiliga number 6 inimene läheb justkui sinna katusele vaatlema elu, vaatlema kõike seda, mis ta on läbi elanud ja siis sellest nagu mingid kokkuvõtteid tegema ja oma elu vastavalt sellele kujundama. Kõike seda, et lõpuks oma elu 3. faasis, mis siis läheb 50. eluaastast kuni elu lõpuni, et kujuneda välja eeskujuks. Ja human designis siis number 6 profiili kutsutaksegi eeskujuks. Siin raamatust ütleb musternäidis. Et olla see inimene, kes lihtsalt siis elabki oma elu nii hästi, kui ta oskab, kõige selle põhjal, mis ta on läbi kogenud, läbi töödelnud, õppinud. Ja et siis teised vaataksid, et kuule, nii on päris äge, et tahaks ka niimoodi elada. Et seda siis kõike juhul, kui inimene jälgib oma disaini. Et kui profiil 6-ga inimene elab oma sünnipärase disaini järgi, siis ta justkui loomulikult kujuneb selleks eeskujuks, et selleks ei pea kuidagi nagu spetsiaalselt veel tööd tegema. Lihtsalt oma hinge, südant järgida. Oi, pool tundi juba räägin siin. Et selline saime rääkida human designi profiilidest. Saite teada seda, kuidas nägi välja minu elu enne seda, kui ma hakkasin rohkem selliste vaimsemate ja enesearengu teemadega tegelema. Ehk siis mina praegu siin selles katuse faasis, ja. See on siis selline enesekaemuse faas. Et selleks, et siis loodetavasti seal 50. eluaasta paiku sealt katuselt alla tulla ja tulla tagasi rahva keskele. Kena, aga suur aitäh, et kuulasid jälle ja vajuta telli, siis sa saad teavitusi sellelt kanalilt, kui mul jälle uued videod üleval on. Ja kui tahad human designi kohta rohkem teada saada, siis kirjuta mulle. Võime koos vaadata sinu kehakaarti või kui on mingid muid spetsiifilisemaid küsimusi või lihtsalt uudishimu, siis oleme ühenduses.
olen siin kommentaarides vastan ja Instagramis Nauding energiast profiilil ka. Kõike head ja järgmise korrani!